artikkel 16. Tekst tu jäimgi ja nii edasi tekst. Iga kord, kui oli kord üks meesosa on ju likvideeritu jäimgi ju. Ammugi jäimgi ju, kuid leidub ju kõikalgi rahvast ja nemadki siin ei teadnudki ju, et sisemuse tunded, mis on igaühe sisse tulnud, nad on ise otsinud endale tundeid, sest mitte midagi tunda ei olnud ju sees, kui nad siia tulid ja ei pidanudki olema. Aga neile tundus, et tühi on ja imelik on ja hirmutav, sest kui tundeid ei ole, tundmusi tegelikult ikka nõiakeeles, aga rahvakeeles tundeid, siis tundub ju, et kosmos ja maailm ja see kõik, mis siin ümber on nii suur ja tohutu, et see võib olla hirmutav rahvale. Ja siis ta otsib endale tundeid, milles siis vegeteerida või veeta oma elu, et kõik on korras ja ta on õige. Aga ei teadnud ju rahvas, mida teha üldse oma asjades, sest et igaüks soovis teha tohutult palju asju ja tohutult huvitavaid asju tema enda jaoks, aga teiste jaoks need asjad on tähtsusetud. No niisama tunnetada, imetleda, joonistada, nikerdada midagi, meisterdada. Aga õpetused siin maailmas on teinud ju nii, et kahtlased asjad tunduvad olevat need, mis on head. Ja peab olema tunne, et äkki sa oled ikkagi patune, jälle see sama jutt. Või tähenduses nii, et äkki see asi ei ole õige, mis sa teed, et see ei ole nii tähtis asi, mida teha, et tähtis on ikka tööd teha ja mingeid suuremaid asju ja rahvaga suhelda. Aga mees, kes ei teadnudki ju, et salajased õpetused, mida kirik on puistanud üle maailma, Luteri kirik ikka, et sa ei tea, kes sa oled ja sa ei tea, kas sa oled kindel selles, mis sa soovid teha ja sellepärast sa oled nõus loobuma oma tehtud asjadest, et ehk need ei olnud õiged. Kuidas see käib? No sest, et lihtsalt lesida ja pilvi vaadata võib olla väga hea praktika ja arendav, aga see tundub ju nii-öelda tavalisele rahvale siin maailmas nõme ja mõttetu ja logelemine ja halb asi. See võib olla halb asi kellegi jaoks, kes laisk on ja ütleb, et ta üldse ei hakka midagi ja viskab niisama ennast vihaga pikali. Aga selle jaoks, kelle jaoks see oli imetlemise ja enese tunnetamise ja energiate tunnetamise asi, selle jaoks ta oli hea asi ju. Aga nüüd ilmunud on ju artikkel Õhtulehes küll luupainajatest, eks sa oled lugenud. Ja mida tuleb märgata kõige tähtsamaks seal? Et kultuuriloolane, siis esoteerik, kes ennast nõiaks nimetab, aga nõid ei ole ametlikult. Ja kirik, kõik räägivad sama juttu ja ka ajalooline jutt seal kõrval on sama jutt, eks ole. Et see teine inimene on süüdi ja teine inimene on nii võimas, et ta suudab teha sulle halba ja keerata su elu nässu. Aga teadsid sa ju küll seda, sest ka nõid varem on selgitanud, et kui keegi midagi halba teeb ja ta hakkab jõudma kriitilisse punkti, et ta saab aru, et kõik saavad vist aru, et ta teeb halba, siis ta hakkab teisi süüdistama selles. Et kui Eisen oli Luteri kiriku mees ja Luteri kirik ütleb, et rahvas on süüdi selles, et ta ei saa hingata ja ta ei saa liigutada, et keegi teine on süüdi oma kadeduses. Siis kes on teinud selle maailma niimoodi, et sa ei või sammugi astuda ja sa ei saa hingata ja sul on raske, sest äkki see on halb, et sa ei või vaadata pilvi ja maalida niisama, juhul kui sa ei ole just üliandekas, kelle maalid kohe müügiks lähevad, aga lihtsalt enda jaoks või unistada ja mõtiskleda. Ka jalutuskäigud on maailma rahva jaoks aja viitlemiseks halb, sest et see ei too sisse ja ei vii maailma edasi, ei ole produktiivne. Seetõttu vana maailma mõjutusi tuleb eemaldada küll, maha see kõik. Mees, kes ei teadnudki ju, et vana maailm paistab niimoodi su sisse, et tähtsad asjad on need, mida ei tea ja tähtsusetud asjad on need, mida tead.
need asjad, mida sa tead, olid tähtsad, aga see vana maailm paistab niimoodi su sisse, et jäta need maha, et need ei ole tähtsad. ja seda on ka kirik kogemata hakanud tegema, see Luteri kirik, sest nad ise ka ei teadnud, mis teha ja hakkasid rääkima, et jäta see maha, mis sulle hea oli. Seda soovis öelda selle artikli kirjutaja seal Õhtulehes, et keegi ei saa aru, mis asi see luupainaja on ja neid ka ei selgita seda asja, sest las ta saladus olla. aga et kui keegi kellegi peale surub oma halva asja, siis ta hakkab süüdistama neid teisi, et need teised surusid ja levitame seda juttu läbi oma agentuuride või oma poolt mõjutatud isikute, nagu seal lehes näha oli. siis lisemaltki maha see kõik. ja siis nõidus asetab uue maailma meenutusi, uue maailma tulemisi, uue maailma siseldusosadega osasidki 0 nüüd. nõidus